ja Meelis siis autasustab teid. Nii ammulaskmine on läinud jah, väga selliseks mitmekesiseks. Klassidest ei ole puudus ja relvadest. Nii et täna, nagu kuulsite, on siis 4 erinevas klassis. Muidu me oleme siin teid 3 on olnud. Täna siis lisandus freestyle. Ma ei tea, kas see tuleb kasuks või mitte. Eks tulevik näitab seda. Ja ma annan ära 5 minutit valmistamiseks. Kas alati alustab A? Jah, alati alustab A, me ei hakka siin. Ma ütlen seeria ja alustab A, me ei hakka siin seda liiga keeruliseks ajama. Ja ei kuulake veel meelist. Nii, intriigi tekitamiseks teile sellised huvitavad andmed. TC, see tähendab kerge ammu 25 meetri maailma tipptulemus. Naistel on 569. Meestel on 564. No, keeruvad natukene. Ja meesveteranidel on 541. Nii, kõige kihvtim on see, et naisveterane ei olegi. Keegi lasnud. Nii et põhimõtteliselt teil Rital ja Ameerikasel on võimalus naisveteranide tipptulemused lasta häädemeestel. Mitte siin, siin on treening. Nii. Tasevad ju kerge ammu. Jah, ma räägingi kerge ammu. Jah, kerge ammu tulemused on need. Nii, freestyle'i, nii veider kui see ei ole, freestyle'i tulemust ka ei ole. Maailma reetikuga. Keegi ei ole lastud, nii et Ain, sul on võimalus esimesena hakata hääldemestel seda tabelit pidama. Hääldemestel me laseme 18 meetrit. Jah, pärast. Nii, ja siis meesveteranidel on 507. Ja, mis kõige huvitavam on, et vanaaegsed ammud. Täna saate siis proovida. Maailma parim tulemus on 397 silma. Ja seda laskis Kriim, inglane. Palun, jätke meelde. 397. 300 võimalikust. Nii selge. Asi läheb juba adrenaliini peale, kõik tahavad lasta. No, hakka laskma. No, pool teile siis, jah, 10-sse. Kuidas? Loeme suuremat. Suuremat loed siin. Jah. Täna loeme suuremat. Just. No aga siis edu. Ma annan 5 minutit ära ja siis, kui on 5 läbi, hakkan võistlema. Jah. Kuidas? Ma ei oska teid. Nii, WC on näha. Nii kõva mees. Jah. Kas sa vene keeles tahad siis pärast? Minu poolest küll, jah. Nii, lugupeetud ammulaskrid, palun hetk tähelepanu. Nii, tere tulemast Mäetagusele, see on Alutaguse vald ja meil ammuklubi Sileksil on suur au teid vastu võtta siia kirve ja ammulaskmise halli, mida Eestis ega rohkem vist ei olegi sellist. Ja tänase võistluse juurde tulles on niisugune unikaalne asi, et see on nüüd esimesed Alutaguse lahtised sisemeistrivõistlused ammulaskmises distantsil, mida varem Eestis lastud ei ole ametlikult. Seda enam, et täna laseb WCSA süsteemis 4 erinevat ammuliiki. Iga ammuliigi 3 paremat saavad auhinna. Ja distants on 1, 25 meetrit 40 sentimeetrisse. Nii, et asja põnevamaks teha, siis ütlen teile niimoodi, et häädemeestel arvatavasti, kui suudame teha rahvusvaheliseks võistluseks, siis tänase võistlusega teeme ettevalmistuse maailma tipptulemuste löömiseks. Nii et edu teile! Nii, üheks suureks uudiseks, mis tuli 2 päeva tagasi ja mida ma uhkusega võin nüüd ütelda,
et rahvusvaheline WCSA süsteem lõpuks tunnustas möödunud maailmameistrivõistluste tähendab Eesti vanaaegsete ambude koondist ja üksiklaskjaid nende tulemuste fikseerimisel. Nii, et meie hulgas on nüüd verivärske maailma rekordi omanik Marina Tõles. Seal on verivärske maailma rekordi omanik Parmo. Ja loomulikult, mina ka natukene, kes pani nad võtti. Nii, ja see on nüüd ametlikult kinnitatud, nii et me oleme maailma reitingu edetabeli sees. Nii et palun väga, nüüd on teie kord. Suur tänu ja hakkame võistlusega peale. Enne seda loomulikult meie Alutaguse valla sporditegeleja, kõige suurem spordipealik, Timo, ütleb ka paar sõna. Aitäh, Meelis! Mul on hea meel näha teid kõiki täna siin Mäetagusel. Alutaguse valla nimel tervitan teid kõiki siia. Meil on hea meel, et meil on sellised mehed nagu Meelis, kelle entusiasmiga ja muidugi ka Marek, kes on selle tühjalt seisnud maja siin elama pannud. Minu poolt soovin teile palju edu, täpselt silma ja ma kuulsin, et Meelis vist täna ei võistle, aga pange ta kotti siis, kui ta võistleb. Aitäh! Ei ole vaja. Täpselt siin. Nii, ja nüüd võistluse korra kohta meie Ammuliidu president Tõnis, palun. Nii, tervitused siis Eesti Ambute Liidult ja ka Häädemeeste ammuklubi poolt, kus siis 21. märtsil toimuvad Eesti meistri siseveistrivõistlused. Nii, tänasest võistlusest laseme siis harjutuse läbi 2 korda. Üks seeria on siis tegelikult 3 minutit, me siin aega ei võta, kuna ühel rajal on isegi siis registreerunud 3 sportlast. Nii, kui rada vabaneb, kui A-vahetus on ära lasknud, siis rada vabaneb, läheb kohe B-laskja laskma, kes laseb seda alumist tehte. Ja kui on kolmas siin teise raja peal on 3 laskjat, kui kolmas laskja on ära lasknud, ma annan siis 2 vilet. Ja 2 vilet ja 1 vile on ka võistluste alguses, iga seeria alguses. Nii et kui rada vabaneb, läheb järgmine laske selle raja peal laskma. Nii, protokollid on teil olemas. Nii, tulemused panete kirja. On üleval. See on nüüd minu amm, millega ma tulin maailmameistriks. Ma võrdlen nüüd seda ja seda. Teatud kiht oli metsavõistlustel jahimehe kotimaal. Niimoodi jah. Siin on nööripinge taga niimoodi. Siin jah, ja siis kui vajutab täistikule, siis see läheb alla. See on tavaline pudrasarv. Jah, siin sihikuid ei ole. Siin täpselt nii tuleb sihikuda. Mõnikorra pulkad või vanaisa ammu vastu. Seal
tüüpiline. rohkem keskelt pead rohkem hoidma. Ja siis muidugi see ka, et sa tõmbad muudab kätega. Kasuta oma kasvu ära. Näed, võtad kinni ja ajad ennast sirgeks. Näed, jah? Nagu jõud. Näed, käed on ju mul sirged. Jõudame, võid käed niimoodi kasvatada, siis ongi jõud. Täna ma proovin korra. Ainuke kiirus, mis tal on, ei ole aktiivne ala. See, et sa saad seal külje peal piirida, see on kõva sõna. Pean sõrmed lähemale sellele. Vot niimoodi, jah. No. Palun kiirust ma praegu tegin. See lööb natukene. Viska see kõrvale või? Otsustad tegi. Oi, see on ikka päris kõve. See on jõhkab kõve. See on väga kiiresti, mõne minutiga õpid ära. Tähendab, üks on ideaalne, see, mis Agu käes on, see on kõve. See on isegi näha, et on see kõve. Ei, sa ei näe ikka seda. Nii, üks on ideaalne, need kolm, need neli võib lasta. Need peaksid kokku minema, see on ideaalne. Kuidas tulemused on? Harjumatu liiga kauge lasta, jah? Семь и 8.